videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi stuudios ja ei ole ma siin üksi. On, no näed, aparaat on, pilti natukene ees ja on ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev. Viktor, mul nüüd salapärane küsimus. Valitsusremont. Kas see on nagu Auvere 2 või? Mina ei tea, see remont on rohkem... Ma isegi ei tea öelda, et no, kodus või korteris remonditakse siis, kui vannitoa lagi hakkab pähe kukkuma, aga valitsusremonti tehakse mingitel arusaamatutel põhjustel. No, tehti. Eks seal üritatakse välja mõelda, et mis seal taga oli, kas Reformierakonna soov parandada oma reitingut enne valimisi või veel midagi. Tont seda teab, aga vaata, kui Eestis on Riigikogus 6 erakonda, eks ole, siis ikka toimub mingisugune võimuvõitlus, kes on siis tüüri juures ja kes on allpool veeliini, eks ole, nii et ühtepidi teistpidi, eks ikka midagi vahetatakse. Kas ja mismoodi see Eesti rahvale hea on, seda ei suuda mina ära mõistatada. Amikus meus, see ei ole rahvale hea, see on, vaata, võib-olla sa ütled, et see võrdlus Auverega on kohatu, aga noh, Eesti vanasõna ütleb, ärge nüüd head kuulajad, halvad kuulajad, pealtnägijad, altvaatajad, ärge nüüd pahasti mõelge. Eesti vanasõna ütleb, mis raibe täna, see raibe homme. Ja nüüd, tead, ma kasutasin siin terminit, see on ühe Peterburi kunstniku välja öeldud, elab tema vist Saksamaal, russofreenia. Meil peaks olema valitsusfreenia, valitsuse tegevuse freemia, sest see, mida nad teevad, see on nii kuradi hea, et ime, kuidas rahvas ellu jääb või umbes sedamoodi. Jah, aga no ei ole pääsu, sellised asju on pidevalt juhtunud ja ka Eesti rahvale, sest mingit suurt vahet ei ole. Sest tuleb formaalselt uus koalitsioon, kuigi tegelikult on samad, eks ole. Need, kes visati välja, sotsid visati välja, need hakkavad sõimama kõike seda, mis nad ise siiamaani tegid. Nii et kisakära kui palju, aga villa ei miskit. Tegelikult rahva jaoks ei muutu midagi. Rahva jaoks, no tähendab, kui muutub, siis vaata, mul on siin mõned õudsed teooriad. Siin tulevad targad mehed nüüd välja, et see maailm pöörab pea pealt jalgadele või no nagu Eesti vanasõna või ütlemine on, et titel keeratakse teine ots, aga titt on ju sama. Ükskõik kumb ots ja tegelikult me võime siin tsiteerida nii õilsat teost 1984 kui Loomade farmi, aga mitte keegi ei torka sõrme, see on Ostap Benderi värgist muidugi, ei torka sõrme Karl Marxi suunas. Ta pani ju kapitalismi valemi paika. Kapitali kontsentratsioon. See tähendab, et ühel hetkel on üks jõmm kõige omanik ja no võt ei oska tema midagi teha. Ta on palganud endale võib-olla hiigelarmeed, kes teda kaitsevad õnnelikuks ja paljaks tehtud rahva eest. Aga noh, vaata, eks see kapitali kontsentratsioon, ega ta ei pea olema nii globaalne, aitab sellest, kui kapital koguneb. No näiteks valitsusliidu kätte, nemad ütlevad, seie saagu suur sild, mis sest, et vaja ei ole. Seal hakkame
õpetama välja meid ülistavad Kreeka koori ja nii edasi, aga rahvas ju vaesekene ei puutu asjasse. Rahvas vaesekene ei tea, milleks sild vajalik on, aga sild on ääretult vajalik, sest vahet pole, kas keegi hakkab üle silla tasa sõitma või ei hakka sõitma. Tähtis on see, et sild ehitatakse, rahad liiguvad, see on tähtis. Aga mis puudutab nüüd kapitalismi teooriat, eks ole, siis see, et ideaalis peaks nagu kogunema kõik kapital ühe mingisuguse isiku kätte, no see on rohkem nagu feodalism, eks ole, ja sellest võis Adam Smith rääkida, aga Karl Marx ikka arendas asja tunduvalt edasi ja tema rääkis väärtusest ja lisaväärtusest, väärtuse lisamisest ja ka rahvakapitalismist ehk aktsiaseltsist. Nii et tegelikult kapitalism on kapitali koondumine mitte ühe isiku kätte, vaid suurte struktuuride alla. Kuid igal juhul selleks, et elaks hästi keegi üks kapitalist, tal peab olema sadu või tuhandeid või kümneid tuhandeid töölisi, kes talle selle rikkuse nagu usinad mesilased kokku kannavad. Nii et kapitalism ei saa olla selline, nagu meile õpetati 30 aastat tagasi, hakati juba koolides rääkima, et nüüd on Eesti vaba, nüüd saame kõik ärimeesteks, saame kõik rikasteks, eks ole, ja mitte keegi ei tulnud selle peale, et ühe rikka kohta peab olema vähemalt 1000 vaeset, veel parem kui 10 000 vaeset, nad tirivad rohkem kapitali kokku. Ja selle peale ei mõtlenud keegi, et sul on kaduv väike võimalus saada rikkaks, edukaks ärimeheks, aga väga suur tõenäosus olla puruvaene, võlgades ja nälgas. Sul on õigus, aga need kõik on detailid. Vaatame näiteks kuidas kellele? Vaatame niisugust monstrumit nagu BlackRock. Vaatame, kellele kuuluvad maa-alad siin, seal ja kolmandas kohas. Nad kõik on väikesed tellised suuremas hierarhias, mis ongi kapitali tegelik kontsentratsioon. Ja muide, me võime siin lugeda jälki võltsingut Sioni tarkade, no kas või poliitiliselt korrektsed protokollid, need on Nõmme raadio. Ma olen lugenud ja ta on korrektne, aga mõte on seal täpselt sama, mis oli. Täpselt sama, mis oli, sealt on välja visatud ainult juudid ja koid, sest see ei puutu asjasse, tekib meie ja nemad. Praegu, kui me vaatame meie valitsuse poole, meie teeme, meie võitleme omavahel ja nemad, neid tuleb lüpsta. That's all, nagu ütles, That's so, ütles surmalaevas üks õilis jänki, see on Traveni teos, hea raamat. See on vist ka Nõmme raadiofonoteegis olemas, see käsitleb perioodi pärast esimest maailmasõda. Ja vaata, Sioni tarkade viimased protokollid viitavad monopolide lõhkumisele ja vaat siis, kui see pauk on käinud, siis ongi see, mida sa kutsusid õilsa nimega feodalism. Siis on keegi selle kõige omanik, plaanid on ainult tema peas, 3 tarka võivad tema juures muidugi seletamas käia, aga otsustab ikkagi tema, kuidas ta nii pühaks saab, see on mulle natukene ebaselge, aga see on võimalik. Jah, otsustab ta nii kaua, kui otsustab, aga kindlasti on neid, kellele see meeldi ja küllap nad leiavad võimaluse ta kuidagist moodi kätte saada, troonilt, toolilt, ma ei tea, klosetipotilt, kuldselt klosetipotilt alla kukutada, tema kapital siis ära jagada 5 vahel või 10 vahel või 20 vahel. Nii et sellised asjad ühiskonnas ikka toimuvad, ühiskondlik poliitiliste formatsioonide vahetumised, mida võib kutsuda revolutsiooniks või
milleks iganes, aga miski riigikord ei püsi igavesest ajast igavesti, ikkagi midagi muutub ja kapitaliga on ka selline värk, et kontsentreerub küll mingi isiku kätte nii kaua, kuni kerkib seal sihuke kõrge püramiid, mis enam oma alusel ei püsi, kukub ümber, laguneb mitmeks tükiks ja mitu väiksemat masti kapitalisti saavad väga õnnelikuks. No näiteks Elon Musk, eks ole, väidetavalt maailma rikkaim inimene, mina ei tea, mina pole tema raha lugenud, eks ole, aga see ei tähenda, et kogu maailma majandus kuuluks talle. Ei kuulu, talle kuuluvad mingisugused raketid, seal satelliidid, võrgustikud, asjad, värgid, aga sugugi mitte relvatööstus. Ja vaat see ongi küsimus, aktsiate väärtus, sinu aktsiad tõusid ja kukkusid ja mis sul siis muutus? Pisematel poistel võib muidugi muutuda, aga suurematel jõmmidel ma kardan, no ega õnn ei peitu rahas, ma vean kihla, sinagi oled sama õnnelik, kui sul on mitte 11 miljonit, vaid 10. Kuule, mulle piisaks isegi veerand miljonist, ma oleks täpselt sama õnnelik. Sellepärast, et vaadake, suur raha ei tee väga õnnelikuks, vastupidi, suur raha teeb õnnetuks. Sellepärast, et mingi õnnetu multimiljonär, eks ole, ta ei maga öösiti, ta mõtleb selle öösiti, unetutel öödel mõtleb, kuidas tema rahakesel läheb, kas on ikka õigesti paigutatud, kas teenib piisavalt intressi, eks ole, raha, suur raha, ta elab oma elu ja orjastab lihtsalt oma peremehe. Orjastab väga hästi, samas suur raha loob töökohti. Võetakse tööle terve persetäis turvamehi, kes seda unetut jälgimit valvavad. Igasugu tehnikat mõeldakse välja, jõll siia, jõll sinna, kõik vaatavad, et satik ka ei tule üle aia. No, jah, aga see multimiljonär ise, tema suudab tarbida täpselt nii palju, kui tema tervis võimaldab. Tema ei suuda vaatide viisi viskit juua ega tonnide viisi pekki süüa. Seda enam, et ma kardan, et ta valib ka, mis viskit ta joob ja ülejäänu ei puutu asjasse. Ja siin ongi, no hea küll, Rockefeller, ma isegi ei mäleta praegu, mitu tehissüdant või seda südame siirdamist. Minu meelest pärast 9. ta suri lõpuks ameti. Aga milleks? Kas see on mingi totaalne elutahe või on see midagi siin, mis, vaat mina ei tohi surra, mina võitlen. Milleks? Mäletad võib-olla ilus ütlemine või niisugune musta huumori värk, kui raami peal või voodis, kuidas praegu haigeid liigutatakse, teeb haige silmad lahti ja küsib, doktor, kas ma jään elama? Doktor vaatas talle otsa ja küsis, milleks? Ja vot see on see küsimus. Kas võib olla olemas patoloogiline tahtmine elada? Tead, see, mis on looduse poolt antud ja mis on suunatud elusorganismi kestmisele, ei saa olla patoloogiline. Elutahe, see on positiivne asi, sellepärast, et kui elutahat ei oleks, siis poleks hirmu, siis elusorganismid alates amööbist ja lõpetades valitsuse liikmega, nad hukkuksid liiklusõnnetustes, saaksid õnnetu haiguse läbi hukka või mida iganes kõike. Inimene tahab elada ja see on ratsionaalne, see on hea. Ning ta oli minu meelest 97 aastane Rockefeller, no ma võin aastakesega siia sinna eksida, ega seal suurt vahet ka ei ole. Aga vaata, no, iga inimene tahab ennast ravida, kui tal mingi tõbi kallal on, eks ole, kes on vaesem, ostab odavamaid tabletikesi, eks ole, no, ikkagi üritab ennast kuidagi arsti järjekorda saada, kuigi kerge see ei ole. Aga no, kui see on võimalik osta endale üks ja teine, kolmas südame siirdamine ja see ei maksa sulle suurt midagi, why not, nagu ütles Rockefeller. Ja seda kindlasti, samas kui
no vaata, ei väsi ennast kiitmast ma, kui ma olin haiglas, siis tead, mul oleks olnud piinlik loobuda koostööst arstidega, sest isegi kõige sandimal juhul üks meist, võimalik, et ka mitte mina, oleks saanud targemaks ja kindlasti saab edaspidi targemaks, sest proovida keha minu poolt, teadmised tohtri poolt ja oskused, no teeme nii kaua, kui annab. Teada, mis puudutab Rockefellerit, siis kas nüüd arstid said väga palju targemaks, kuigi iga südame siirdamine annab kogemusi juurde, aga need tohtrid, kes Rockefelleriga möllasid, ma usun, et nad kõik said tunduvalt rikkamaks. Ja Rockefeller, ma ei usu, et ta loll mees oleks olnud, eks ole. Ja küllap tal oli ka piinlik keelduda, kui need arstid ütlesid, kuule, me saame sinu, et püsi natsa veel elus, me saame sinu pealt veel teenida. No okei, ütles Rockefeller, no mis ma selle rahaga ikka teen, no teenige siis. No ja, ma olen nõus, aga vaata siin lähenen ma arstile eriti, no tähendab üldse arstile, ta ei lähe tahtlikult sitta keerama, see on tema reflekside vastu ka, ta läheb väga peenikest tööd tegema, sest inimorganismid on erinevad ja sukelduda uuesti samasse kohta. Mul kui siin kuklas otsiti kolmiknärvi, siis esimene hopp, see oli nagu natuke lihtsam, aga teise puhul ikka arutleti, et sama koha peal, et see on nagu, ma ei tea, mis on nagu on, aga et ma vastu ei rabelenud, siis tehti ära ja väga kihvtilt tehti ära. Iga järgmine operatsioon on keerulisem, sellega nagu auto parandamisega, eks ole, et miski seal juupsib, eks ole, no kõigepealt vahetame küünlad ära, eks ole, järsku saab asja korda. Aga no kui ei saa, siis läheb see remont järjest keerulisemaks ja keerulisemaks, nii kaua, kuni keegi tark mehaanik ütleb, et teeme sellele autole eutanaasia ja osta endale uus ja parem. Ja. Ja siis selgub, et vaat uue ja parema jaoks ei ole kõikide kulutuste katmiseks raha ja no kujundlikult võib öelda, et see 4-rattaline hing läheb Jah, nagu kõik siin maailmas on kaduv, isegi Rockefeller. Aga mis puudutab arstide mõttekaid ja mõttetuid, edukaid ja edutuid operatsioone, siis 9 südame siirdamisest 8 olid Rockefellerile tehtud täiesti edukalt. Ja, seda kindlasti, aga no ega me ei tea ka 9. Ja pärast 9. ikka mõned päevad, ma usun, et elas, jah. Ma usun, et see 9. käis küll, aga noh, vaata, on ju tüsistused, ettenägematud tüsistused. Näiteks, kui sinu auto annab hinge, siis tüsistusena võib käsitleda seda, et ühistranspordiga sa ei jõua õigeks ajaks Nõmme raadiosse. Vaata, kui mul oleks Volkswagen Passat 86. aasta oma, siis see aastakäik juba ongi tüsistus. On küll, aga tead, kui sa tuled, sulle võib-olla isegi antakse teed. Kui hunnik, ei, mitte kui hunnikumile, igaks järsku, või kommitus, jah, lüüakse rist ette ja mine, ja või kestada sõnikut teab ja laguneb sulle tee peal ees ära, ja 97 aastane Rockefeller, ta ongi juba tüsistus iseeneses, nii et, aga see on ka päris huvitav kogemus. Vot just keegi sai kindlasti targemaks. Jah, aga hea rahvas, ärme sõima nüüd Rockefellerit, sest mis te teda ikka kadestate, eks ole, õnnetukest need venitati kuni nii kõrge vanuseni, millest inimesel pole rõõmu ega kasu, või kui sa ise tahad elada nii vanaks ja saada 9 südame siirdamist, kes sul keelab, aga saa rikkaks nagu Rockefeller, sest isegi koolis õpetatakse,
et ole tubli, eks ole, tee karjääri ja saad rikkaks, saad edukaks ja kui sa oled Maxima kassapidaja, siis sa ei tohiks üle 3 aasta kassapidaja olla, sa 3 aastaga peaksid juba olema vanem kassapidajate ülem ja kogu selle kaupluse keti omanik 9 aasta pärast juba ja miks see kassapidaja siis karjääri ei tee? Kassapidaja, jah, karjäär on see, et mõne aastaga jõuab ta nii kaugele, et ta on ettevõtja kassapidamise mõttes ja palkab enda asemel, aga kus. Võta. Siin on energia jäävuse seadus. Palkab endale ukrainluse, kes tema asemel kassa neid nuppe klõvistab, jah? No, ma ei tea, kas kassas ongi kassanupud. Ma ei tea, sellepärast nüüd on igal pool need iseteeninduskassad, eks ole, kus sa ise seda kaupa kaalud ja mulle päris meeldib seal käia. Ei, ega tal viga ei ole. Ma sain ka selgeks ja tundub, et see toimib ainult, et iga jumala kord ma mõtlen, et tead, mulle meeldib inimesega kassas, siis sa näed omasuguse silmi, võib-olla vahetad mõne sõna ja see paneb uskuma inimese kui liigi alles jäämisse siin planeedil. Tead, mul on väike probleemikene, tähendab, ma ei saa öelda, et mul viinaviga küljes oleks, aga vahetevahel majapidamises on vaja pudelit šampust või isegi paar pudelit õlut, miks mitte. Ja kui ma sellise kraamiga lähen sinna iseteeninduskassasse, eks ole, skanneerin selle triipkooli sisse, siis see automaat sunnik ütleb mulle piiks, kutsuge teenindaja, kes peab tuvastama teie vanuse. Võt niimoodi ja siis ma ootan tead ja kõik vahivad, et näed, et mul seal mingid tuled vilguvad, et kas ma tahtsin midagi varastada või. Siis tuleb teenindaja, ta muidugi tunneb mu kaugelt ära, ütleb jaa muidugi, teie võite veel need õlled ära juua. Paneb seda automaadi tööle, ma saan õlled kätte. Jah, eks see on ka, vaata, selge see, et igasugused alkohoolsed joogid ei ole laste joogid. Energiajoogid, ei ole laste joogid, isegi kui neid juuakse salaja. Isegi, vaata, kui me võtame niisuguse suvalise läbipaistva joogi või ta võib olla ka, andke mulle andeks kusikollane, aga seda saab müüa omasugustega võrreldes ainult läbi pudeli või purgi kuju ja kujunduse. Muidu on ju kõik sama. Viin, ta ei ole kunagi teist värvi kui läbipaistev. Järelikult tuleb sellele läbipaistvusele anda kuju ja legend. See on 9 korda läbi hõbefiltri ja 2 korda läbi kivisse ja 3 korda üle meie riigipiiri aetud ja mõni trükib veel sinna sildi alla serva, et kasutades nanotehnoloogiat. Ja, nanotehnoloogia on ka, aga kas nanotehnoloogia, vaata ma ei ole tükk aega napsu võtnud, ise sa ütlesid mulle, kui ma küsisin, et kas nende tablettidega, kui ma neid võtan, võib viina ka võtta. Ise sa ütlesid mulle ilusti, et võib küll, aga kaif tuleb väga huvitav ja 3 päeva ära rooli mine. Jah, nii see on. Oled sa proovinud, kas on erinevus tavalise lauaviina ja nanotehnoloogilise, ma ei tea, mis viina. Vaata, kes koolis keemiatunnis istus kaine peaga. See mäletab, et alkohol on C2H5OH, eks ole, ja pane sinna ükskõik mis lõhna, maitset, värvi, mida iganes. Toimeaine on ikka C2H5OH ja sa võid sinna juurde trükkida, et on kasutatud nanotehnoloogiat või termofüüsikat või mida iganes. Ta on ikkagi C2H5OH, nii et mingit vahet ei ole. Olgu ta konjak, viin, džinn, liköör, vein, põlu, mida iganes ta on C2H5OH, nii et kõik sõltub ainult kogusest.
kõik sõltub ainult kogusest. No mõistusest ja kogusest ja mõistusest ja tsiteerides klassikuid, et mind, mida vähem mõistust, seda suuremad kogused. Seda kindlasti ja optimist ei tohi üldse viina võtta, sest ta vaatab optimistlikult, 5 pudelit, kõik joon ära. 2,5 peal on ta juba pessimist. Sõltub optimistist, mõni optimist võib öelda, et mul läheb nii hästi, ma võtan 50 grammi ja pärast seda möllan terve õhtu purjus päiga. Ja. Ei no, tunne iseennast on üks ütlemine. Just ja noh, alkoholi võtaks 2 põhjusel, et kas selleks, et olla lõbus ja veeta lõbusalt aega, eks ole, või on selline must masendus, et peaks nagu viina võtma. Mõlemal juhul piisab täiesti 50 grammist, mis reguleerib sinu tuju, aga mis on üle selle, no see on juba joove, eks ole. Aga joove jällegi sõltub isiku omadustest, kes muutub hästi kurvaks, kes hästi lõbuseks, kes läheb kaklema, kes rikub seadust, kes pannakse vangi. No jah, kui nüüd professor Saarma krestomaatilisi teoseid meenutada, siis esmane joove on eufooriline. Aga kui see solk sul teist korda üle ajukoore käib, siis pidavat tekkima depressiivne joove. Millest muidugi väga raske on aru saada, sest tema näited Venemaa traktoristidest, kes võisid päevas juua mitu liitrit viina. No ma saan aru, see on teise astme alkoholism, et kannad palju, aga ikkagi nad ei ole ju, need Venemaa traktoristid, eriti 200-kilosed. Jah, sellistes kogustes on alkohol mürk ja isegi surmav mürk päris suurtes kogustes, aga inimene see sunnik harjub igasuguste mürkidega ära, nii et tasapiisi väikeste hannustega juba, ütleme, nooruki heas alustada, eks ole, ja siis alkohooliku sügavas vanaduses ehk 45-aastaselt võib tõesti ära kannatada liitritäie viina. Oi, mitmed äitid elavad kauem kui Rockefeller ja võtavad kogu aeg viina. Muide, siin oli üks näide. See, ega ma ei taha nüüd sinu kohta midagi öelda ega enda kohta midagi öelda. Aga teadlased tegid kindlaks, et juuste väljalangemise põhjustab halb toitumus ja mis asi kõik veel. Ja olid juures pildid Briti kuningakoja esindajatest ja siis Venemaa jeekimitest, kes olid karvased kui kuradid. Jah, seda küll, aga aga teadlased tegid kindlaks. Ja paluks neid teadlasi siis ka nimepidi nimetada. Juuksekasv, see on geneetiliselt ära määratud ja nii nagu on mõned inimest on blondid, teised on brüneedid ehk tumeda peaga, kolmandad on kiilakad, eks ole, punapead ka olemas, inimesed ongi erinevad, nii et nii lihtne see ongi. Kui ikkagi juuksed langevad välja, siis langevadki, ei ole sinna mitte midagi parata ja see, kas inimene on nüüd sileda kolmaga või karvane, ei tähenda see, et üks oleks rumalam, teine targem ja kumb on siis targem, kumb on rumalam, mina ei tea, Einstein mitte kuidagi ei saa öelda, et loll inimene oleks olnud aga vaata kui karvane. Seda küll, jah. Ei no ega siin vahet ei tee, isegi vaata väike lootus, kui siin oleks seoseid, siis võiks ju panna mingisuguse sellise normi kuskile kirja. Seda on teinud. Et valitsusse pääsevad ainult sellise ja sellise karvakasvuga isendid. Ja kui neil täpselt normi järgi ei kasva, siis tuleb normi järgi lõigata, aga see ei ole mitte mingi fantastika, vaid täpselt niimoodi tehakse Põhja-Koreas. See on 6, kui ma ei eksi, mingid lubatud soengu tüüpi, eks ole, ja ei mingisuguseid muid variante. Selle peale võtame. Ma ei tea mida. Igatahes mul juuksed kasvavad päris jõudsalt ja minu juuksur räägib mulle, et jah, et küll on ikka tihe karva kasv ja kas see peaks järsku harvendama, küll väga inetu. See on kõige inetum, mis juuksur saab meesterahvale öelda. Aga mina tavaliselt ütlen, et kasvab ikka jõudsalt, sellepärast ikka tublid sõnnikut on all siis kasvab. Jah, no
ei väsi ennast kiitmast, ma ostsin mingisuguse 20 eurose prrrmasina. Sellel saab peale panna 3 millimeetrit ja timmida sellise nagu mul on. Jah, noh, oleneb, mis kellelegi meeldib, eks ole, millised kellegi võimalused ja inimesed ärge tundke selle pärast, ei muretega häbi ega mitte miskit, käige nii nagu te olete, sest inimest ongi loodud olema erinevad, nii ongi huvitavam, kui me oleksime kõik ühtemoodi, siis oleks igav ja tekitaks segadust, et siis naisterahvas ei tunnegi ära, on oma mees või võõras mees, no nad teevad seda ka praegu, aga siis oleks neil õigustus olemas. Õigustus, loll, kes põhjendust ei leia, see on vana ütlemine, aga samas, kui me vaatame, me oleme praegu saate poole peal. Ehk siis tolksti tagasi jõudmas sinna, kust me alustasime. Nokk kinni, saba lahti ja ma pean silmas siin seda. No ei saa öelda Toompea seltskonna kohta, et auverelik, no ei ole, no vaata. Ei ole muidugi sellepärast, et kui Auvere pannakse käima, siis annab ta elektrit, eks ole, aga Riigikogus muuda sa neid koalitsiooni ühtpidi või teistpidi. See protsess on seal täpselt samasugune, et ära kui palju, eks ole. Lõpuks need seadused, mida koalitsioon tahab vastu võtta, need võetaksegi opositsioonis, söödakse igal juhul üle. Ainult, et praeguse koosseisuga, kui on ainult 2 häält üle, eks ole, no siis on reaalne võimalus, mida iganes seal läbi kukutada ja tekitada järjekordselt segadust, millest kirjutatakse lehtedes, rahvas loeb ja ma ei tea, rõõmustab või kurvastab, aga see tekitab emotsioone, nagu kunagi ütles Toomas Kall, kes oli klassikaline humorist, ütles, et huumor peab tekitama emotsiooni, millist pole mingit tähtsust, aga emotsioon peab olema. Ja seda kindlasti, emotsioon, reaktsioon kõigepealt, sa märkad, sa saad natukene aru ja nii edasi, aga vaata, see opositsioon ja koalitsioon ja kõik see seltskond, nemad ju võitlevad Toompeal oma heaolu pärast, olgu see Riigikogu saalis või seal valitsuse istungil, oma heaolu, oma kokkulepped, kes sellele pirakale pudrukausile lähemale pääseb ja see kõik, tahad sa või ei taha, no sa oled vana kala, sulle võib otse öelda, see kõik käib ju rahva arvelt ja nüüd me jõuame vastu vaidlemise faasi. Nende jaoks oleks ideaalne, kui rahvas oleks ühte nägu, ühte tegu, mõtleks ühtemoodi nagu siin igasugused propastopid ja ega me nende kohta ka midagi halvasti ei ütle ja siis Martin Laine, kes tuvastas ju vähemalt 30 isendist koosneva Kremli käsilaste võrgustiku, sülitades sellega avalikult kapole näkku, sest nemad ju ei avastanud, aga näe, Martin leidis selle üles. Jah, et sa kirjeldasid väga ratsionaalset ühiskonnakorraldust, kui on üks partei või keegi üks isik või monarh, kes juhib, eks ole, rahvas, kes kuulab sõna ja kindlasti peab olema ka vaenlane, keegi vaenlane, tagurlane, kes peab olema ka piisavalt suur, et teda oleks võimalik tähele panna ja et temaga võiks ka rahvast hirmutada, et see vaenlane ei pea olema mingisugune üks õnnetu dissident, see ei hirmuta mitte kedagi, aga kui neid on juba 30 ja nad moodustavad organisatsiooni võrgustikku, need 30 venemeelsed, nad võivad Eesti riigi ju kukutada, vot sellega annab juba rahvast hirmutada. See on valitsusele ääretult vajalik, et oleks siuke hirmutis olemas. Aga 30 on muidugi nii kelle võitu. Viktor, siin me läheme natukene
vaata, peab olema üks vaenlane. jah, kui on kaks vaenlast, vaat siis opositsioon hakkab kiruma ühte vaenlast, koalitsioon teist. kui on kolm vaenlast, vaat siis on juba sektantlus majas. Ma saan aru, jaga ja valitse ja ka natukene nagu. jaga kaheks, jaga pooleks ja siis valitse. kui sa jagad 10 osaks, siis on täielik anarhia, jooksevad laiali, valitseda pole mitte kedagi. see ei ole anarhia, see on kaos. ongi kaos ja anarhia on siiski teatud kord. Aga mis puudutab nüüd vaenlast, poliitikas on kõik omavahel vaenlased ja kõige suuremad vaenlased on need 2 või 3 erakonda, kes on koalisatsioonis omavahel. Nemad ongi omavahel ja üksteise jaoks vaenlased. Sellepärast nad konkureerivad omavahel. mõlemal on ju võimalus. Ja nüüd ütled, et sotsid siiamaani, nad olid riigi valitsejad, peremehed olid koalitsioonis, eks ole, nad olid õiged poisid, sotsid. Nüüd visati välja, ja üleöö said neist vaenlased. Aga mis muutus? Nad on samasugused sotsid, nagu nad olid. Terve partei täis inimesi hakkas vihkama ja tervet eilsete sõprade hulka. Ja hakkavad vastu töötama ja nüüd nad deklareerivad ja karjuvad iga nurga peal kõva häälega, et ja kõik see, mida meie 2 või 3 aastat tegime, kõik on tehtud valesti. Eks me kõik ole viina võtnud. Oi, mis sa ütled? No nemad tublid inimesed saavad ka ilma viinata täiesti oma luulud liikvele. Aga vaata, amikus meelest, siin on küsimus selles, kas nemad ka tahavad, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki või on neil mingisugune, neil on mingisugune teine eesmärk. Usu mind, sellepärast, et riiki ei saa kehtestada, kui rahvas välja süüakse. Vaata, selle kõikumatus usus, see on tegelikult loits või see on nagu kirikus issa meie palved. Inimesed käivad küll jõulude aegu, käivad kirikus, eks ole. Ja kui seal käestakse issa meie palvet lugeda, siis nad huviga kikituvad kõrvus, keegi teab ka seda palvet, aga kuuldes seda, nad absoluutselt ei mõtle selle peale, mis need sõnad tähendavad meie isa, kes oled taevas. See on kõige hullem asi, kui jäävad alles refleksid ja rituaalid, aga pea ja pilk, need on, eriti pilk on tühi nagu avakosmos. Vaata Eesti poliitika, mina olen seal kõige kõrgemal tasemel 12 aastat ära istunud, eks ole, ja mul on täiesti selge, kuidas see asi käib ja no inimesed mõtlevad, et see on tohutu suur oma kasu, eks ole, igaüks võitleb tead oma rahakoti pärast, ei võitle midagi. Kui inimene on Riigikogusse valitud, siis 4 aastat on tal tema sissetulek täiesti muretu. Miski letargias. Tema saab oma palka sõltuvata sellest, kas käib tööl või ei käi tööl, hääletab ühtepidi, hääletab teistpidi. Tema saab oma selle palga ja hüvitised saab kõik kätte, nii et temal pole viga mitte midagist. Siis on olemas mingid huvigrupid, suured ärimehed, kes toetavad ühte või teist ministrit, no isegi mitte nii palju ministrid, ministeeriumid, kantslerid ja mingid muud keskastme ametnikud, need otsustavad, millised riigihanked lähevad ühe või teise suurfirma kätte, kes siis väidetavalt rikastub, tegelikult ta teeb oma tööd, see suur firma, eks ole, mõnel läheb nats paremini, teisel läheb nats viletsamini, mõni läheb ka pankrotis, on äri, mitte midagi muud, aga 101 Riigikogu liiget, nemad sellest suurt ei osale, et võib-olla kõige rohkem 10 inimest teavad seda mängu, eks ole, ülejäänud üldse sellest ei informeerita, nii et ka see ei ole selle poliitika sisu. Eesti poliitika sisu on ainult 97% sellest tööst, selle sisu on üksteisele ära tegemine. Parteide või erakondade vaheline ärategemine. Eesti poliitika ei ole mitte kompromisside kunst, vaid ärategemise kunst.
ja nii on, et me teeme kõik selleks, et teise partei mained kahjustada, neile materiaalselt ja moraalselt kahjud tekitada, et nad valimistel vähem hääli saaks, et nemad saaksid vähem, meie saaksime rohkem, eks ole. Ja siis oleme meie koalitsioonis kõige jällegi oma kogemust järgi, ma ütlen, et opositsioonis on tunduvalt lihtsam, hääletad kõige vastu ilma mõtlemata ja oled õige vend kogu aeg. No siin tuleb ju välja, et empaatia on sellises seltskonnas surmapatt. Kui see avastatakse, siis sind hävitatakse. Mina olen kogu aeg tantsid noatera peal, sellepärast, et mina olen kogu aeg suhtlenud EKRE-ga. Et nimeli üks üstapuha oled sa koalitsioonis, opositsioonis, aga EKRE omadega teiste nähes ja avalikult rääkida ei ole hea, ei ole ilus, ei ole viisakas. Ja mina olen suhelnud ka, kui meie olime koalitsioonis, ma suhtlesin opositsiooni omadega ja vastupidi ja täiesti vabalt, eks ole, rääkisime igasugune nalju, teinekord ka rumalaid anekdoote ja teinekord ka poliitikast, miks mitte, minu jaoks on nad kõik tegelikult patsiendid, arst suhtub kõigisse patsientidesse ühtemoodi, nad on kõik tema patsiendid, nad on õnnetukesed, neid tuleb mõista, nendele patsient võib arsti sõimata, arst patsiendile halvasti öelda ei saa. Siin on muidugi, vaata, kui inimene nii teeb, siis seda kardetakse ja hakatakse mõtlema, kes pärgel on tema selja taga, et ta niimoodi julgeb. Samasugune võiks öelda, noh, eks see üks jultumus ole niimoodi käituda, aga samas, no, ei tea, Igor Gräzin, see ju ka. Kord siia, kord sinna, igal juhul sina ei ole oled küll, sa oled olnud ka mitmes erakonnas. Ei, ainult kahes. Olin koonderakonnas nii kaua, kuni koonderakond otsa sai, kus juures tal oli veel siuke lühike agoonia, ta natuke tõmbles ja krambitas, aga siis tunnistati seaduse kohaselt surnuks ehk lõpetatuks. Ja alles pärast seda läksin ma Keskerakonda. Aga rohkem pole ma mitte kuskil on, sellepärast, et komparteisse mind vastu ei võetud, pean pattu tunnistama, ma tahtsin teha karjääri nõuka ajal, eks ole, aga tunnistati kõlbmatuks ja vastu ei võetud, kuigi ma 3 korda andsin avalduse sisse. Ilma põhjusi, ma tean neid põhjusi, ilma põhjusi seletamata ei võetud vastu nii kaua, kui tuli aasta minu meelest 1987, kui meie asutuse partorg tuli minu juurde ja ütles, seltsimees Vassiljev, nüüd on õige aeg, nüüd võetakse kõik vastu, andke avaldus sisse. Ma ütlesin, ei, nüüd enam ei taha. Hilja juba. Ja ei no see on omamoodi, vaata siin nõukaajal oleks võinud ju põhjenduseks tuua ükskõik mis asja, näiteks, et Viktor Vassiljev kannab prille, järelikult tema maailmapilt on hägune ilma prillideta. Maailma ilma prillideta igaks juhuks ei vaatanud, aga ei, mul oli täiesti reaalne põhjus, sellepärast, et mina olin ikkagi pärit rahvavaenlaste perest, eks ole. Nii et ma teadsin ka, et nagu nii vastu võeta, aga selleks, et saada natuke suuremat palka, ma tahtsin saada natuke kõrgemat kohta, aga seda võimaldati ainult partei liikmetele ja mulle, sest kommunismist ja kogu sellest ideoloogiast polnud sooviga külmaks ja tühja ka, ma tahtsin rohkem palka saada. Kõigest, nii lihtne see oligi. Jah, eks ta ole. Aga ei lastud, ei võetud komparteisse vastu. Sa kasutasid koledat sõna rahvavaenlane. Tead, siiamaani me oleme rääkinud, aga me ei ole nimetanud, aga siin võiks vaatajatel, kuulajatel küsida, kes täna on rahvavaenlane, ärge vastake. Ärge vastake, ma tean vastust, jah. Kirjutage. Aga kirjutage või andke kuidagi pidi teada seda ka, kas peale Viktor Vassiljevi, Igor Gräzini on veel selle 30 aasta jooksul olnud seal Riigikogus tegelasi, kes suhtlevad kellega tahavad ja jätavad
totakalt kahtlase Väga mulje, kahtlase. aga ligi ka ei julge minna. Täpselt nii oligi, sest minu erakonnakaaslased, nad alati arvasid, et ma tean midagi kohe kindlasti ja tean väga palju ja väga õudseid saladusi, sest ma räägin ühe, teise, kolmandaga, ilmselt koguni infot. Me rääkisime rohkem anekdoote teiste parteide esindajatega. Aga nemad arvasid, ma tean midagi. Eriülesanne kohe nagu Stirlitzil ühes tuntud filmis. Mindi kui eriti need väiksed haisvad saladust ei huvitanud. Jah, need on liiga pisikesed ja samas arvestades sinu haridust, sa tõenäoliselt oskad liigitada neid väikseid saladusi ka. Ja vaata, on olemas ka arstisaladus, eks ole, ja kui nüüd keegi Riigikogu liikmetest, nii-öelda minu patsient tollest ajast, rääkis mulle mingisuguse teda nagu kimbutava probleemikese või isegi rõõmu või mida iganes, et kes kuidas seal need parteid rahastas. See oli arstisaladus, ta rääkis mulle saades aru, et ma kui arst kuulan ära ja jätan selle oma teada, ma seda kui arstisaladust või kui pihisaladust seda käsitlesingi, sellepärast, et mis seal vahet, ikkagi erakond rahastatakse, keegi annetab seal midagi, tühjaga. No jah, mõneti võiks ju öelda, et tegelikult tuli patsient ja rääkis sulle midagi segast, millest sina võisid järeldada ka, mis tal tegelikult viga on. Vaata, täiesti reflektoorselt ilma mõtlemata nii mõnegi astus juurde ja seal rääkis natuke mingisugused oma sümptomeid, eks ole, et mis tal siit või sealt või. Ja no kuna ma eluaeg arstina töötanud, eks ole, nii et ma mingil määral ka ilma analüüsideta, ilma uuringutega mingil määral suudan oletada küll, mis tõbi tal kallal on. Seda küll, aga mitte iialgi ei pannud neile diagnoose ja jumal hoidku, mitte kellelegi mitte kunagi ei rääkinud, mis ma teise inimese kohta tean. Aga asjaosalisele ma ütlesin, et jah, et vaata, sina, kallis inimene, peaksid minema kardioloogi juurde või gastroenteroloogi juurde ja tema teeb selle sulle uuringut ja ütleb sulle täpse diagnoosi, võt niimoodi. Ja. No jah. Aga paar Riigikogu liiget on mulle siiamaani üsna tänulikud, et ma õigel ajal nad õigele teele suunaksin, muidu oleks halvasti läinud. Ikka juhtub. Ja. Siin, näiteks, see on ka siuke kiitlemise mekiline, aga ta on omaette näide, kui palju on mingi ähvardatud maha lüüa. Niipidi, teistpidi, kas kiri saadetud või telefoniga helistatud ja öeldud, et ma su raisa ära tapan, kui kätte saan ja nii edasi. Hea küll, ma tean, et haukuv koer ei hammusta. Nii et tont nendega ullike elas end välja, hakkas kergem. Ja kus juures need on kindlasti inimesed, kelle käest sa ei ole raha sisse vehkinud, ei ole talt naist üle löönud ega ei ole tema koju sisse murdnud ja mingil muul viisil talle kahju tehtud. Ei, ta on kuulanud. Ja. Aga samas on üks juhtum siiski, kui ma läksin Tipa-Tapa mäest alla politseisse ja kirjutasin avalduse. Sellepärast, et ei ole mina meedik, aga eks ma ole igasuguseid raamatuid psühholoogiast ja psühhiaatriast lugenud ja üritanud neid mõista ja vaat sellest ma sain aru, et siin on ja oligi ja pärast tegelane isoleeriti ära natukeseks ajaks ja tema tütar helistas ja tänas mind, et sattusin isa hoole peale ja ega ma pahane ei ole, mul oli hea meel. Ja. Nii et mis seal ikka inimesi on mitmesuguseid ja paljugi, kes mida suust välja ajab. Vaata,
siin mõni räägib, et ära sõida sinna või teise riiki, et seal on ohtlik, eks ole. Oht peitub alati sinus eneses, et sa võid kuskile džunglisse minna ja mingi lõvi sööb su ära, eks ole, kuigi lõvi elab savannis, aga ta saab su džunglis ka kätte. Aga sama hästi sa võid ka täiesti kodus siin Tallinnas või Tartus peksa saada, kui sa ronid sellesse kohta, kuhu ei tasu ronida, eriti purjus peaga, eks ole. Nii et kõik sõltub ainult iseendast. See meenutab mulle ühest ilusast paksust raamatust 2 rubla 62 kopikat tema maksis loetud kinnitust, et ongi olemas vanasõna, loll saab kirikuski peksa. Aga kui sa vaatad, kuidas kohalikud käituvad ja üritad käituda neid häirimata, no tõsi, islamimaades on sul hotellis hommikuks võimalik süüa ka praetud peekonit ja sihukesi asju, aga ega see ei tähenda, et sa lähed kohvikusse ja tellid ja saad ka. Ei, siis tuleb lihtsalt arvestada, et nemad ei söö teatavaid asju. Loomulikult, ja kui sina sööd seda peekonit, eks ole, siis nad muuseas võivad sind vaadata ka kaastundliku pilguga, et näed, õnnetu inimene sööb täiesti kõlbmatut rämpsu ja Allahit ei usu. Ja vaat see teine osa on tähtsam. See on õnnetu, uskmatu ja paradiisi suhtes on kõik. Ja need 40 neitsid jäävad sind ootama seal pisar silmil igavest ajast igavesti. Jah, kes hooletu jääb ilma või mida peaks laulma selle koha peal. Muidugi jah, need islamiriigid, need on huvitavad. On küll, jah. Nad on rahumeelsed, seal kehtib veel see, mida, no meil on konkurents ja meil on vale rõhud sõnadel, sest sina, mis ma edasi ütlesin, ma rõhutasin sina, aga mis selle sinuga seotud on? Sinine, see oli Ants Lauteri näide, sinine meri, rõhk vale koha peal. Ja lugesin mina siin ka pealkirja, et vaata, eesti keeles on ära kadunud sõna oma, on enda. Ja vaat see enda kõlab kõrvale nii mõneski kohas väga värdjalikult, sest ütle mulle, kas need sinu jalanõud on sinu omad või sinu enda? Näed, sinna võiks sisse kirjutada tindipliiatsiga või talle alla pätsatud Viktorilt. Jah, aga tähendab oma, sõna oma, ta on isegi omandanud, näed, omandanud mingisuguse negatiivse varjundi, nagu omastamine, oma kohus. Oma on kuidagi negatiivne, enda on positiivne. Enda on enda oma. Vaat ei ole, siin on enda heaolu või oma heaolu. Paned sa tähele, kuidas rõhk muutub. Ühel juhul on mina, enda, aga teisel juhul on heaolu. Ja kui me selle sama rõhu muutusega väärastame ära lause tähenduse, paneme rõhu mina, über alles, siis on jälle saavutatud jaga ja valitse. Seda küll jah, aga hea olu on ka siuke mitmekülgne nähtus, et kui minu hea olu rikub sinu hea olu, kui läheb üle sinu piiri, siis see pole üldsegi mitte hea. Kui mina saavutan hea olu teiste halva olu arvelt, siis sest sina oled seda väärt, jah. Ja teised siis ei ja ole. Paned sa tähele, see on ju ühiskonda lammutav asi. Jah, aga samas võrdsust ei saa olla.
Seda on proovitud, eks ole, siiamaani proovitakse Põhja-Koreas. Ei õnnestu, see ei tööta, see ei lähe läbi. Nii et alati on olnud rikkaid, on olnud vaesed, eks ole, ei ole midagi parata, aga rikas saab oma heaolu ikkagi teatud määral vaest arvelt. Ja ilmselt puudu on selles, et peab olema teadvustatud rikkus ja teadvustatud vaesus, et vaene peab aru saama, et on vaene, see on talle hea, sest see teenib kõrgemat maailmakorda. See on nüüd Voldemar Panso maailma Arlekiini 6 ühe loo teema, No näed. kus Panso käis ju välismaal kurivaim sel ajal, Ja, kui tead, väga sina hea. võisid unistada. Ja. Hea küll, Panso oli Panso. Ja istus tema hinduga kõrvuti ja rääkisid nemast just ka nimelt rikkusest ja vaesusest. Panso muidugi valetas seal natuke, et tal on kehv inglise keel, aga see selleks. Ja vaat selgus, et Kerjusel on tema rahulolu, his satisfaction ja rikkal on tema rahulolu. Samuti satisfactioniga nad tähistasid seda. Ja siin tekibki moment, et mille arvelt tuleb heaolu. Kui sa käsitlesid siin materiaalset värki, siis usu mind, see on juba Toslemi lugudest teada karikatuurikene, kus ametnik unistab, kuidas suvel saaks maale ja kui ta on saanud maale ja seal higistab sõnnikuhargi ja labidaga, ta unistab, kuidas saaks tagasi töölaua taha. Vaata, kõik tuleb millegi arvel. Ja no selge see, et linnainimene ei saa otsustada, et maainimene tohib nüüd kasutada neid tööriistasid, osta seda seemet või elajat, maksta oma auto eest, nii et see on vist Tuuliku väljend, nii et kohvi vesi perses keeb. Jah, ta ei saa seda otsustada nii kaua, kuni tal on niivõrd tugev tung otsustada teiste eest, et ta suudab läbi murda ja möllida ennast Riigikogusse, eks ole, et seal ma teile sonnikutele näitan, kes peab maad kõndma ja kes peab välja lõikama ja kes mida tegema. Ainult, et seal selgub, et ta ei ole mitte mingi otsustaja. Otsustajaid on seal 101-st 10, eks ole. Anna jumal sedagi. Anna jumal sedagi, aga nad arvavad, et on otsustajad, tegelikult ka nemad täidavad käsku. Aga tema on seal valdav enamuse, nad on seal nupulitsujad. Et nendele enne Riigikogu istungit on fraktsiooni koosolek, kus öeldakse, et teie sunnikud selles päevakorrapunktis lihtsute roheliste, sellest punast, aga vaat kolmas küsimus on ääretult segane, minge kõik pissile sel ajal. Ja kui küsid, miks, siis öeldakse, et öeldi ju, et roheline, see värvi pime on või? Jah, see öösel lugesin just ilusat ütlemist. Ma ei mäleta nüüd jälle, kes ütles, aga ütlemine oli hea. Eskimood otsustavad, kuidas Saudi-Araabias palavusega toime tulla. No ja Brüssel otsustab, palju meil võib hunte küttida, eks ole. On seal keegi hunti näinud ka? Ma usun, et nad on näinud õigusakti, kus on hundid loetletud, sellepärast Saksamaal näiteks on igal hundil hundipass, tähendab mingi kiip, eks ole, kõlas hundil on kõik loetud, iga hunt jookseb oma territooriumil, täpselt iga hunt on teada, eks ole, ja jumal hoidku, kui juhtub õnnetus ja mõni hunt õnnetult surma saab, seda peab valitsus arutama. Aga see, et meil hundid lammaste kallale lähevad ja taluhõuelt koera ära viivad, no nendel ei tule siuke, nad ei saa sellest aru, nad ei usu, nad arvavad, et lollid meestlased mõtlevad välja siukse legende. Jah, on mööglik. Ja hunt ei tohi puutuda, hunt ei tohi. Võib-olla Saksamaal, ma ei tea, kui Saksamaal ei ole, siis peaksime meie panema metsa ja talude juurde niisugused valjuhääldajad ja kõik hundid ära kiibistama ja siis korraga tuleb Achtung!
no jah, hunt tuleb. sakslane ju ei tea, mis asi mets on. küll paari tuttava sakslasega meil Ida-Virumaal metsas käinud, eks ole, kus nemad tead ei jõudnud ära imestada, mis asi see on. Sest sakslase mõistes mets, need on puud, mis on istutatud 87 sentimeetrit ühest puust teiseni. Iga puu küljes on silt numbriga ja võt see on mets, eks ole, muru niidetud kõik ilusti ja linnukesed, kes on sinna toodud, laulavad ja võib-olla mõni hunt ka istub kuskil ja ootab, millal ta süüa tuuakse. Nii et see on nende arust mets. Ja ütle sa sihukesele, et teile on valetatud, see ei ole mets. Me korraldasime talle tsirkuse, me korjasime seeni. Jumalukene, ta mõtles, et see on, nendel ilmselt ongi seadus. Nendel on seadusega keelatud ja meie täiesti mõtlemata mingisugune seaduse korjasime metsas seeni, mina mäletan, mis ta tõeks öelda, seened igal juhul tead ja siis tegime seene sousti, eks ole, ja pakkusime talle ka, tema ei julgenud proovida. See on need mürgised ju. Sakslasega Võrumaal naabrimehel käisid sakslased suviti niimoodi puhkamas või imestamas seda õudset loodust ja salapära ja nad olid infarkti äärel, kui kuskil 10 meetri kõrgusel lagedal alal lendas neist üle kurg. No tead, surm oli silmades. Tead, kurg 10 meetri kõrgusel, ta ongi kuidagi... Suur! Ta on suur, ta ongi suur, jah, ta ongi suur ja kui ta kuskilt ootamatult puude või kuuselappude tagant välja ilmub, no ise ka nagu tõmbud kössi. On küll, jah. Aga Viktor, me oleme nüüd tunnikese rääkinud. Meie kohta on tõenäoliselt nii sõnas kui mõttes väljendatud igasuguseid seisukohti, arvamusi. Aga pange need sõnad kirja, saatke meile. Sest me loeme ise ka. Me oskame lugeda mõlemat. Nii et paneme tänaseks 3 punkti. Aitäh, Viktor Vassiljev, herr doktor. Ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.